Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere, tere! Tšau, tšau! Oled taskusõbrannadel lainel. No nii, Kaisa. Kuidas läheb? Minul läheb väga hästi. Tore. Ja, nagu on ka halba asju juhtunud ja ma alustan kindlasti sellest halvast. Need head ja halvad asjad on eraldi seisvad. Aga üldjuhul on hästi kõik. Good vibes. Good vibes on ainult, ja. Tore. Halb asi siis. Ja ma siiamaani ei tea, kumb see nagu on. Nagu, et ühesõnaga. No nii. Ma olin terve aja haige veebruaris, kui sa oled nüüd mu viimast vlogi näinud, mis läks üles. Siis näed seal, kuidas mul on köhahood ja vahepeal pole häält ja nagu ma olin väga haige terve veebruari ja tead, ma olin eelmine aasta ka täpselt samal ajal väga haige, siis kui mul oli see kopsupõletik. Okei, see oligi siis sama see oli sama aeg ja aasta hiljem täpselt sama asi ja ma tulin tagasi ja käisin siis mina, ma andsin paar päeva ikka rahu ka, sest et mul oli väga hull jetlag ka, eks ju, aga pärast seda paari päeva läksin ma jõusaali. Ja Instastorisse panin ka, et nägin, et keegi tegi mingi ägedat harjutust ja siis ma mõtlesin, ma proovin ka. Nii. Ja väga hea harjutus oli, aga nüüd... Oota, mis see oligi? See seljaharjutus, kus sa oled, eks ju, nagu nägu alla poole nagu sinna põrandale ja siis sa nagu tõstad vaata niimoodi ennast üles sealt. Okay. Jah, no sa oled nagu veetäht. Aga see erinevus oli siis, et ma mitte ainult ei tõstnud üles alla ennast, vaid nii-öelda ma tõstsin end üles, peatusin, siis tegin selle lendava linnu ja siis läksin alla. See on kõige parem description, mis ma saan anda. Nii. Ja kui ma tegin seda, siis kõik oli hästi, ma ei tundnud, et midagi valesti oleks. Nüüd siin on konks. Ma reaalselt siis eelmine nädalavahetus ei saanud aru, kas mul on kopsupõletik või lihtsalt see seljatrenn oli väga julm. Sest et mul on siiamaani reaalselt, ma käisin Leedus esinemas üheks päevaks ja ma reaalselt nagu ei saa sirutada, ei saa kägaras olla, ei saa köhida, ei saa hingata, nii nagu teravad valud käisid mul kopsust läbi. Ja täna, miks ma olen nii positive vibes, sest et täna on esimene päev, kus mul on ainult vasakus kopsus see valu, nagu et vasakul pool, aga see on täpselt see kopsupiirkond. No ma ikkagi kaldun arvama, et see on terve aeg olnud kops ja mitte seotud siis selle seljaharjutusega. Aga kuidas see just peale nagu seda läks nagu nii hulluks? Sest jah, mul olid need köhahood tõesti ja ka köhitas mul oli valus. Just nagu kopsudes siis. Aga mul ei olnud nagu nii valus. Okei. Noh, et nagu... Ma ei tea ka. Jah, ma ei tea, kuidas need seosed seal kehas kõik on nagu, et kas see sai siis... teha midagi. Ma ei tea, aga ühesõnaga väga valus ja niimoodi, et mul ongi, ma ei saa alla vaadata praegu näiteks, sest et mul on kohe nagu, see on lihasvalu, mida ma tunnen. Aga nagu hingates on nagu terav valu ja siis ma olengi nagu I don't know what's happening. Midagi toimub. Ja see nagu kõige haigem selle juures on, et ma hakkan ära harjuma sellega, et see tundubki normaalne juba, et kogu aeg on kuskilt valus ja mu vabandus on, ilmselt nii siis juhtubki, kui sa iga aasta vanemaks jääd. Noh, tegelikult ei ole päris nii, et 27-aastaselt sa peaksid juba igal pool valusid. Ma ei tea, kas tahes. Et ma ikkagi soovitan mitte harjuda ja leppida sellega. Vaid proovida lahendusi. No ma mõtlesin nüüd, sest et ma tegin endale siis ilmselgelt, ma saan aru, et tegelikult see ei tohiks olla normaalne. Nii et minul on see nädal täiesti ploob nädal. Ma ei ole jõusaalis käinud. Ma ei ole socialil käinud. Ma käisin ainult esmaspäeval tantsutrennis, mis oli siuke chill. Nii et nagu see ma ei võta, kui et ma nüüd panin mingi oma keha, ma ei tea, mis workouti läbi tegema. Et ma olen ikkagi ploob olnud ja ma olen kodus olnud ja ma käin hästi soojalt riides ja nagu ja ma mõtlesin, ma teen seda kuni nädala lõpuni ja siis vaatan, kuidas on. No, natuke parem on, nii et vahepeal natuke köhatada tahaks, aga muidu on okei. Okei. No ma siis räägin ka oma madal hetke ära. Mina olen see nädal tundnud neid sotsiaalmeedia negatiivseid mõjusid. Oi, miks? No üks asi oli, et ma sain mingit tagasisidet, mis läks mulle väga hinge, mis ei olnud kindlasti otseselt mõeldud, nagu et mulle haiget teha või midagi, aga
Millega see seoses siis oli? Vlogidega seoses. Ma sellest räägin pikemalt tulevas vlogis, aga see oli jah selline lihtsalt selline tagasiside, mis läks nagu väga hinge, sest ma hingega teen oma asju. Aga teine asi oli see, et ma panin üles 2 TikToki videot järjest. Nii. Ja millised neist nüüd? Üks Get Ready With Me outfit. Okei, nägin mõlemad ilmselt. Ja läksid lendu, mis on ju iseenesest väga positiivne. Et 50 000 vaatamist ja midagi sinna kanti. Nii. Et sellega kaasnes see, et sain 500 followeri juurde. Ui! Aga sellega kaasneb ka koheselt negatiivsete kommentaaride laviin. No kas just laviin. Aga suureneb see arv. Aga kohe neid seal on. Ja need on nüüd sellised, et jah, ma ei võta neid hinge, aga ega see kena ei ole lugeda enda kohta selliseid asju. Plastikust nägu, 100 mingit seda, mitte pahtlikihti, aga mis see meigi kohta öeldakse, krohvi ja... Oota, aga mis see plastikust nagu tähendama peaks? Mina ei tea, arvavad, et ma olen ära süstinud. Okei, nii, ja siin kohal võta seda kui kompliment, et nad arvavad, et sa pead tegema midagi selleks, et nii perfektne olla. No jah. Sa pole midagi pidanud selleks tegema, sul on lihtsalt väga head geenid tuleb välja, nii et nagu mina olen ka nagu, ma olen näinud neid kommentaare nagu mitte sinu videotel, sest ma ei käi meie videosi vaatamas tegelikult kommentaari niimoodi, ainult siis, kui ma tõesti tahan neid näha. Ja teiste tüdrukute videole, siis ma alati mõtlen, et seal peakski niimoodi olema mingi, et you are just so perfect. No seda jah saab täitsa niimoodi võtta, paksud jalad ja mingid siuksed, et nagu kuna tegelikult ma tean või ma olen nagu rahul enda välimusega ja ka oma kehaga, et siis need nagu ei lähe niimoodi hinge, aga ütleme, et see lihtsalt on niisugune nagu negatiivne müra kuskil nagu ajus, mis on. Ja siis korra mõtlesin, et parem oleks mitte üldse neid kommentaare vaadata. Aga seal on vahepeal ikkagi sa nagu tahad ju vastata midagi meeldivat on ka. Seepärast ma mõtlesingi, et nagu ma vaatan nad läbi, aga kui ma näen midagi negatiivset, ma ei jää sinna peale, ma scrollin kohe edasi, ma ei viitsi. Et ongi, et ma tahan ju vastata, keegi küsib, mis toonis see on või mis iganes, et ma tahan ju vastata inimestele, aga et proovin ka nendest negatiivsetest mööda minna, aga see on nagu päris jõhker, kui palju seda negatiivsust just seal TikToki platvormil on. Et see on nagu üks platvorm, kus kohe minu arust nagu eriti palju tuleb seda. On. Aga nüüd vastukaaluks pean kiitma teid kuulajaid, sest meil on YouTube'is väga palju väga toredaid kommentaare, nii et aitäh teile, kes te olete neid jätnud. Aga YouTube'is on ka negatiivsust ja satuvad need mõned Mardid ja Kallet sinna. Aga palju vähem. No kordades vähem. Mul on tunne, et inimesed ei viitsi YouTube'is võtta seda aega, et nagu panna mingid kommentaari, sest et sa tuled sinna ja vaatad juba 20 mintist videot, nagu sul ei ole seda hetke, et kirjutaks nüüd midagi halba, aga TikTokis on see, et sul lihtsalt tuleb midagi ette, mulle ei meeldi nagu kirjutad. Ja ongi, et TikTokis sa ei vali, mis sul ette tuleb. Et YouTube'is sa ikkagi sihikindlalt lähed midagi vaatama ja siis on juba su enda probleem, kui sa vaatad midagi, mis sulle ei meeldi. Et jah, ilmselt see TikTok sellepärast ka, et ta viskab lihtsalt midagi ette. Et jah, see on minu see negatiivne. Aga on nüüd parem või nagu how are you doing with this? I'm fine, jah. Nende TikToki nendega ma olen fine, aga need teised asjad, eks nad on niimoodi. Pärast natuke peas jagada. Jah. Aga räägime positiivsetest asjadest. Absoluutselt. Nii. Mul eile tuli nii palju pakikesi. Osad olid PR-pakid, osad olid pakid, mis ma olen ise tellinud. Ja kõik olid nii head asjad. Nagu, ma reaalselt avasin ühte pakki teise järele, ma olen mingi, oh my god, nii cool. See näeb nii äge välja. Ja siis näiteks Douglas saatis mulle siis parfüümi. Chloe Kardashiani siis esmase parfüümi. Ohoo. Ja, oota, see on peal ka mul. Selline puidune või? Või midagi, natuke soapy, natukene nagu mingid full on clean girl minu jaoks. Suhteliselt. On ju. Ja ta on huvitav sellepärast, et kui ma lasin ta peale, siis ta on alguses hästi lilleline. Siis ta on 10 minutit, siis talt hakkab löömagi välja seda puidust nagu muskus tooni ja siis nagu hommikul, sest ma lasin eile õhtul kell
800 peale. Ärkasin hommikul üles ja see oli täiesti teist lõhna. Nagu, et oli hommikul veel peal. Ma lasin randme peale, see on see koht, mida ma tavaliselt hõõrun igal pool, nii et kui ta randmel püsib, siis ma olen nagu okei. Ja täiesti mingi 3. lõhn, millele ma ei suutnud isegi nagu näppu peale panna, mis see on. Jep. Nii et, osad on jah, mis hästi nagu transformeeruvad aja jooksul. Nii. Ehk siis see oli üks äge nagu pakikene. Siis ma sain oma jalatsid kätte, mis ma nagu olin, oh my god, mis jalatsid võtta, värki-särki, tulin täna, Kaisale meeldisid, näed jälle positiivne emotsioon. Siis ma sain juuksehooldustooteid ja ma reaalselt nagu keegi ilmselt ei tea seda, sest podcastis ma ei ole ka kunagi oma naturaalsete lokkidega. Mul on tegelikult väga lokkis juuksed, eks ju. Ja siis see bränd nagu oli mingit okei, et kas sa tahaks neid proovida ja potentsiaalselt siis koostööd teha. Ma olen nõus neid proovima ja kui ma nendega hakkama saan, need on head, siis ma võin teha. Ja nad siis põhimõtteliselt saatsidki mulle kogu oma lokki sarja. Nii et nüüd I am in this situation, kus ma pean siis proovima oma päris lokke nüüd nagu elustada, kuigi ma surun neid alla lihtsalt. No väga põnev, minagi tahan väga näha seda, mis siit nüüd siis tuleb. Jah, ma ei tea, kas Katriin meie podcasti kuulab, aga ta oli ka kunagi šukk, kui ta kuulis mul lokkis juukst, oli mingi, ma tahan pilti näha, mul pole ühtegi pilti. Sest et Katriin on täpselt see, kes on nüüd läbinud selle oma loki transformatsiooni ja see on nii ilus, tal on nii ilusad juuksed ja need näevad nii terved ja läikivad lihtsalt välja. Et see peaks küll motiveerima nagu, et mõtle. No ma mõtlengi ja ma ilmselgelt see on nagu siukene asi, ma mõtlen, okei, ma võiks oma lokke ju rokkida nagu suvel, nagu täiega siuke beach girl vibe. Nii et ma võtsin vastu selle challenge'i, need tooted, annan endast parima, plaanisin juba mingid päevad ära, kus ma hakkan katsetama, sest et kui ma teen seda, esiteks võtab aega. Teiseks ma pean mitu korda proovima, seal oli erinevaid tooteid, ehk siis nagu millega siis see kõige parem tulemus tuleb. Ühesõnaga mul põnevus. Ja pluss see kindlasti on ka selline, et kui sa oled aastaid ikkagi väga nagu sirgendanud ja kõike seda teed, siis see võtab juba selle tõttu lihtsalt aega. Täpselt. Nii et ma siis Loki teekonnal. No väga põnev. Mina olen siin olnud nagu siuksel kevadisel lainel, et ma planeerin oma springmassi. Ehk siis ilmselt siis aprillis tuleb siukene igapäevane vlogimine. Ma küll ei ole kindel, ma ilmselt ei tee päris tervet kuud, et 30 päeva, aga ma arvan, ma teen 20 päeva järjest. Et ma planeerin seda, see on väga põnev, ilmad on päikselisemaks läinud. Mitte küll täna. No täna ei ole, aga muidu. Ja see ma tunnen, et nagu ma olen täiega kevade lainel, mul on juba mingid põnevad plaanid aprillikuuks. Ja I'm ready for spring. Ma ka. No nii, me tuleme teieni jälle maailma uudistega. Kõmutüdrukud on tagasi. Ma tahtsin Gossip Girl öelda, aga nagu ei saa vist öelda seda. Ja, ehk siis see on meie uus seeria, kus me räägime välismaa siukestest popkultuuriga seotud uudistest. Ärme võta meid kunagi liiga tõsiselt. Me ei tea, nagu, kas need faktid on tõesed. See on kõik, mis me sotsiaalmeediast kogume. Infona. Jah. Nii et võtame seda nagu siuke light-hearted sõbrannadega kossi arutamas. Igaks juhuks lihtsalt ütleme siia ette. Aga, issand, no okei, teeme siis äkki selle Kanye Westiga selle otsa lahti. No nii, mina ei tea midagi Kanye Westist. Kaisa, nagu täna tulin siia, Kaisa vaatab mulle otsa nagu tead, mis Kanye Westiga nagu toimub, et see on suht dark, ma olen nagu, mis temaga toimub. Et viimane, mis ma nägin, oli ainult see punase vaiba asi ja tema see nii-öelda veel praegune naine. Vist jah, ma ei tea. Veel praegune naine, et oli alasti seal. Ja, no see on nüüd möödas, sellega ma ei teagi, et mis täpselt toimub, sest jah, vahepeal tõesti ringlesid ka need kuulujutud, et lahutus on tulemas, mis muidugi selles suhtes, kui see oleks tingitud sellest no Kanye West ikka inimesed teavad, kes ta on laulja, on ju. Räppar, laulja. Tähendab jah, räppar. Ja oli abielus kunagi Kim Kardashianiga. Ja neil on 4 last koos. Nüüd nad on lahutatud ja Kanye Westil on uus naine. Ja noh, viimastel aastatel see Kanye Westil nagu väga hea maine ei ole, et
noh, tundub natuke natuke ära keeranud. Jah, Adidas just oli, millega ta tegi ka kunagi koostööd ja just hiljuti oli uudis, et nad said lõpuks oma viimase laovaru müüdud, mis oli nii-öelda see merch, mis neil oli see Yeezy või mis iganes Yeezyga, et need kõik said välja müüdud ja nüüd on Kanye Westiga kõik joon alla tõmmatud. Et ega paljud temaga enam tegemist teha ei taha, sest et jah, ta on öelnud mingisuguseid väga häirivaid statemente. Ebastabiilne, sa ei saa aru, mis tal nagu toimub seal peas ja nii ka selle oma uue naisega, et kus ma tahtsin jõuda on see, et see oleks natukene võib-olla isegi mu jaoks üllatav, kui nüüd see red carpet event oleks see, mis oleks selle lahutuse põhjus, sellepärast et nad käisid kogu aeg mööda, ma ei tea siis LA-d või kus iganes nad olid ringi niimoodi, et see Kanye oli oma naise riiatanud nagu mingisse imetilluke mingisugune riba, mis nibudest üle jooksis ja siis mingid bikiini alumised osad, et tal põhimõtteliselt polnudki midagi seljas ja kogu aeg nad käisid niimoodi ringi. Et nagu see tundus juba, et see on nagu nende mingi dünaamika või võib-olla neile nagu sobivad siuksed mingid mängud justkui on ju. Et siis see jah, mis seal punasel vaibal juhtus, et Kanye palus tal siis kõigi ees ennast nagu alasti võtta, et see justkui ei tundu enam nagu isegi midagi uut või šokeerivat jah. Aga see selleks, see ei ole see teema isegi. Nonii. Vaid Kanye West siis pani kunagine Twitter, nüüd siis X platvormile, pani, nagu ma aru sain, mitte täispikka, aga mingi snippeti oma uuest loost, mis on P. Diddy'ga ja kus ta kaasas oma tütre nime, siis nagu ma aru sain ja võib-olla ka oli seal juba mingisugune video, kus see tütar siis oli milline neist nüüd North või? North, jah. Nii. Mis on ju täiesti ebanormaalne käitumine praeguses kliimas, kus me juba, nüüd me teame, mis see Diddy kõik teinud on, millega mina arvasin, et Kanye West on Diddy vastane. Ei, on reliisitud nende telefoni kõne nüüd, kus Kanye ütleb talle love you man, Kanye on, nagu ma aru saan, P. Diddy poja eest hoolitsenud praegu, kui ta on vangis. Siis Diddy siis tänas seal telefoni kõnestada selle eest, et mingi you're my man on ju, et et sa ei pidanud seda tegema, aga thanks on ju. Ja siis Kanye on ka mingi et sa põhimõtteliselt kasvatasid mu üles ja mingi love you. No kui juba siuke mees kasvatab nagu... Ma mõtlen, et mis dirty sellel Diddyl on Kanye kohta, et ta niimoodi, et see Kanye siis kaitseb, on tema poolel. Sest isegi selle Diddy see advokaat ju ütles, et kuule, mina ei tee. Jah, et hands up. Ja see oli mingi, kes mingi seda Bin Ladenit ja kõiki neid kaitses terroriste. Ehk siis, et sellel mehel ei ole enam nagu mingit moraalset nii-öelda koodeksit, ütleme niimoodi. Ja isegi tema ei taha Diddyt kaitsta siis. Et siis seal ikka, me juba teame isegi, et seal on nagu väga õudsed asjad on ju. Nüüd tuli dokumentaal ka välja, ma ei ole seda ise vaadanud. Tuli nüüd või? Kas see on see 50 Centi oma või? Sest et öeldakse, 50 Cent teeb ka temast dokumentaali ja vot see pidi expose olema nagu, et seal nagu tõmmatakse paljaks ta. Vaat nüüd ma ei oska täpselt öelda, et või see on TMZ oma? Kelle oma see on. Kiire guugeldus. Vaata, see on mitmes osas ja seal mitmed ohvrid oma nägudega räägivad siis, mis nendega tehtud on ja seal on ikka väga õudsad lood. The Downfall of Diddy? Ma arvaks. Siis on TMZ oma, jah? TMZ oma, jah. Et see just tuli nüüd mitmes osas välja. Okei, siin on muidugi ka mingi Diddy Summit to Plummet. Ja selle kohta ma ei tea praegu. Document series about the sexual misconduct allegations against Sean Diddy Combs. It will be released on Netflix. Äkki see Diddy Summit to Plummet on siis see, mida teeb see 50 Cent. Igastas ma tean, et see pidi ka nagu, et kui ta nii-öelda mõistetakse süüdi, siis nagu tuleb nagu the shit. No igal juhul juba kõige selle põhjal, mis me praegu teame, et ta on kohutav inimene, põhimõtteliselt mingi saatan meie hulgas on ju. Et ta on lihtsalt nii paljude inimeste elusid rikkunud, et see on kohutav. Ja mõtle, sa oled nüüd isa, Kanye West, ja sa kaasad oma teismelise tütre sellisesse asja. Ja nüüd ongi, et siis kohe, kui Kim Kardashian sellest kuulis, või ilmselt siis nägi koos teistega, et X-i on siuke asi üles pandud, siis muidugi ta saatis kohe oma advokaadi kaudu siis mingi nõude
Kanyele, et et see ei tuleks päevavalgele, see, ma ei tea, video ega laul, et ta selle Northwesti sealt kohe kõrvaldaks, eemaldaks ja et Kim Kardashian on tegelikult trademarkinud ära selle Northwesti kõiki nime. tema laste nimed kohe, kui nad sündisid, mis on temast väga tark. Ja ma ei tea, kas ta tõesti juba sel hetkel võis ette näha, et midagi seal võib tulla, aga väga tark temast, et ta seda tegi. Siis Kanye paneb üles screenshotid siis nende vestlusest, kust Kim saatis selle nõude talle ja siis ühesõnaga Kanye nagu pani selle, ma ei tea, justkui näitamaks, et vaadake, et mis, ma ei tea, ema see Kim on, et ta on mingi trademarkinud oma laste nimed või ma ei saanudki aru, mis ängli alt see Kanye selle screenshoti pani, sellepärast, et see pani ainult Kanye Westi halba valgusesse. Et nagu, miks sa oma tütart kaasad mingisugusesse, ma ei tea isegi, mis tema see suur plaan lõppude lõpuks on või kas ta tahab lihtsalt pildis olla ja et inimesed temast räägiks. Ma ei tea täpselt, mis tema nagu see lõpp eesmärk on, aga lapsi sinna kaasata, no see on nagu... No aga okei, nii. Kui me ei teaks kogu seda sitta Didi kohta ja kellegi kohta, siis kas see on samas veider, et sa oma last kaasad laulu? Ei ole ju. Ilma ema teadmata on. Sest see on ikkagi teie ühine laps ja need otsused, sellised otsused, et laps on avalikkuse ees kuskil laulus, need peavad olema koos tehtud otsused. Ja seda enam, et sa teed selle maailma kõige jõhkrama kriminaaliga koos selle laulu. No jaa, aga Kardashianid olid ka Didiga seotud, nii et nagu see samas ei ole mingi nagu, kuidas ma ütlen, see on minu kui tavainimese jaoks on see full red flag, nüüd kui ma näen seda kõike, aga kui mõlemad lapsevanemad on seotud selle sama isikuga mingil ajaperioodil, siis kas see on nagu weird? Oma last sa tahad ikka kaitsta. Absoluutselt. Isegi kui see Kim võib-olla on, ma ei tea, kui palju, mis ta seal seotud on. Ehk siis ma mõtlengi, et muidu on ju ka selles conspiracy, et kõik nagu Kardashianid on kuidagi seotud nagu kogu selle businessiga, mis see Didi ajas. Ja nüüd, kui sa nagu oled nii vastane siukesele asjale, ilmselgelt võib-olla sellepärast, et ta on praegu negatiivses valguses, aga nagu kas sa tegelikult tead siis nagu kõike seda sitta, mis see Didi tõesti teinud on ja kas see on nagu märk, et sa nüüd confirmid, et nagu minu laps ei ole kunagi seotud selle mehega, nagu you know. Praegu ei saa aru täpselt, mis sa mõtled. Igal juhul ma olen väga kinni seal, et nagu see ei ole okei. Et nagu ma lihtsalt, kui ma panen ennast jah, Kim Kardashian ei ole tavainimene, tava ema on ju, aga lihtsalt kui ma korra nagu panen ennast nii-öelda ema rolli üritan panna ja et sa oled siis co-parenting oma natuke peast segi mehega ja ta omavoliliselt sinu teadmata nagu teie ühist last kaasab mingisse projekti, mis on nii halva mainega ja see laps on alles teismeline, ta veel kasvab. Ma ei tea, 12-13 vist. See on veel laps, mitte teismeline. No jah, et hakkab vara teismeline. Vara teismeline. Et jah, et tal on ju kõik veel ees ja sa nagu oled sa, mis inimene sa oled, loodetavasti sind su laste elu nagu huvitab, on ju, mis tundub vähemalt, et Kim Kardashiani huvitab ja et siis sellise inimesega, Kanyega tundub, et ei ole võimalik nagu normaalselt rääkida, asju ajada ja sa peadki kasutama ainult nagu seaduseid selleks, et temaga üldse nagu kuidagi mingitele lahendusteni jõuda. Aga mis siis nüüd saanud on? See on praegu täiesti nagu lahtine, täiesti jah, see on siin praegu viimaste päevade jooksul nagu rullunud. Nüüd lambist Kanye mingi tweetis üldse muidugi Beyoncé ja Jay-Z laste kohta, et need on alaarenenud või mingisuguse sündroomiga. Ma ei saanud täpselt aru. Kus ta nüüd järsku nagu Jay-Z ja Beyoncé vastu läheb, kui need on ka mingid Didi parimad sõbrad nagu? Ma ei saa nagu täpselt aru, mis seal toimub. Võib-olla ma ei tea piisavalt kõiki mingi süvitsi, mingisuguseid connectioneid, et ma ei saanud ka nagu aru, et kust see veel tuli, et ta nüüd ründab nagu mingite teiste inimeste lapsi. No igal juhul mingid kruvid on seal peas ikkagi täiesti lahti. Midagi logiseb natuke. Kõvasti. Hollywood, see ikka toidab siin, ma ütlen. See ikka toidab, vaata Eestis siukseid asju meil ikka nagu... Võib-olla see ei ole ka sellepärast, et me ei saa nii suures mastaabis seda mingit meedia tähelepanu ikkagi, nagu meie need artistid või kuulsused või bravuuritarid või kes iganes. Et nagu, kui sa saad ikka nagu miljonites
oletan mingeid nagu vihakommentaare kogu aeg nagu ja mingid paparatsode mingi kogu aeg, sul ei ole privaatsust midagi, no võib-olla siis keerad ise ka natuke ära. jah, et kindlasti see elu on nagu väga teistsugune ja väga intensiivne, et sellele ma ei vaidle üldse vastu. Et see kogu aeg see switch on, et see ei ole kunagi off. Ja sa ei saagi seda. Noh, ja kui sa oled peast natuke nõrgem inimene ka mentaalselt. Aga ma mõtlen seda, et vaata, et kui kunagi siis Britney Spearsil oli see, mis see Eesti, ma ei tea, kuidas see Eesti keeles on, see conservatorship. Jah, igatahes, et sa, et ta ei saanud ise midagi otsustada, et tema eest otsustas siis tema isa. Et sa oled full on laps terve elu põhimõtteliselt. Jah, ja tema puhul see oli ju sellepärast, et ta ei ole siis vaimselt nagu ei saa ise otsustada, just kui oli siis see argument. Jah, aga tegelikult ma arvan, et aeti hulluks lihtsalt. Jah, aga miks Kanye Westile ei saa seda teha? Miks tema eest keegi ei saa otsustada? Kas tal on see ema-isa või nagu, mis tal perega toimub? Ma ei tea. Ma ei tea ka, et kuidas see nagu käib. Ei, ma arvan, et see peab pereliige olema. See ei saa olla mingi lambi inimene. Et see peab olema pereliige, sellepärast see oligi Britneyl oli isa. Amy Winehouse'il oli ka ju kunagi ka isa. Jõuame pärast Hailey ja Justini jutule, aga seal ka on väikesed nagu mingid siukesed allegations, oletused. Seal Wendy Williamsil on vist ka keegi tema eest otsustab. Ma ei tea, kes temal ka vist ka mingisugune pereliige. Nii et see peab pereliige olema. Aga Kanyel siis ei ole kedagi või? No mul on ka küsimus, kuidas see saadaks üldse. Vot seda ma ei ole aru saanud, et nagu ilmselgelt need inimesed ise ju ei pane allkirja sinna, et jah, keegi otsustab mu eest, on ju, et noh, Kanye ka ei paneks kindlasti seda allkirja sinna, aga kuidas see on saadud nii kaugele? Kas siis arst nagu otsustab, et see ei ole peast terve ja siis nagu sul on vaja seda? Ja Kanye puhul minu arust juba ammu on aru saada, et peast terve ei ole, et miks seal keegi seda otsust ei tee. Ja pluss peale sellist asja mina mõtlen küll, et Kimmina ma võitleks selle eest, et Kanyel üldse enam mingeid õigusi ei oleks lastega. Et ma tean, et ta on hästi olnud nagu selle pooldaja, et lastel oleks isaga suhe, et temal oli oma isaga nii nagu lähedane suhe ja et ta ei taha seda ära võtta lastelt. Aga kui see hakkab nagu nende mingit safety't ohustama, see turvalisust ja ohustama suhtlus isaga, siis ikkagi võib-olla tuleb lahti lasta sellest mõtteviisist. No selles mõttes alati ikkagi ju saab teha, et okei, et sa oled ainu vanem, aga sa võid nagu kui laste isa tahab kokku saada või midagi ikka võid. No praegu vist ongi niimoodi olnud. Et see Kanyel on olnud lihtsalt nagu õigus siis mingi aja tagant on ju nende lastega aega veeta, aga noh, nüüd tulebki välja, et ta võib ka seda aega siis niimoodi kuritarvitada. Mis seal veel väike nüanss oli, et ma ei tea, kas nüüd selle sama visiidi ajal siis, kus ta siis seda muusikavideot selle North Westiga tegi või mingi muu, aga et Kimmi teavitati, et sellel ajal, kui North West oli oma isa Kanyega, siis Kanyele tuli külla Andrew Tate, kes on ju ka, teda on süüdistatud sex traffickingus ja igasugustes vist muudes asjades ka, ma täpselt ei ole niimoodi kursis. Et ja siis Kim siis nagu ütles, et okei, et see kohtumine nüüd teil peab lõppema. Või noh, et ma tulen Northile järgi põhimõtteliselt või et nagu lõppeb ära see. Et no kahtlaseid asju teeb see Kanye, väga kahtlaseid asju. Ma lihtsalt mõtleks, et nagu ja siit tuleb mu nagu see, et kas tõesti nagu on lapsevanemad, et see on su enda laps, aga sa suudaks midagi sellist teha, et anda nagu mingi koletise kätte oma lapse või? Nagu kas see on tõesti võimalik? Ma ei tea, see on nii õudne mõelda selle peale. Siis see Kanye midagi veel, noh, ta muud kui seal X-is istub ja midagi ta kribab sinna, on ju. Ja minu arust ta kribas vist sinna selle ka, et Kardashianid nagu priidivad siis mustanahalisi lapsi. Et nagu mingi kindla eesmärgiga on need lapsed nagu neil siis tehtud, aga sa ise oled lapse isa nagu. Jah. Et no kuskil nagu seal seda loogikat ikkagi nagu ei ole. Ei saa aru, ei näe selle inimese pähe. Aga siuke lause ütlekski mulle, et tal on tegelikult täiesti savi nendest lastest ja siis ma mõtleks, et siis et tal tõesti on ka savi nende turvalisusest. Tundub nii. Hirmus. Hirmus on ju tegelikult mõelda, et need on päris inimesed ja päris lapsed, kes on kõige selle keskel seal. Ja nad ei valinud seda elu. Nad nagu lihtsalt sündisid kuskile ja mõtle, sa lihtsalt sünnid ja boom, sa oled mingisuguse õuduse keskel.
noh, on veel lapsi, kes küll ei ole võib-olla nii maailma mastaabis õuduse keskel, aga kes on õuduse keskel. On ja see on, no ma ei saa liiga süvitsi hakata sellele mõtlema, sellepärast et ma kaon kuskil musta auku ära. See on täiesti kohutav. Ja siis mõtledki, et kas on vaja neid lapsi veel siia, kes kannatavad. No, kui sa ise neid tood, siis loodetavasti nad ei kannata. Et nagu selle mõttega toodki, et sa saad pakkuda. No ma mõtlen, et Kim ka Kanyaga tegi need lapsed arvates, et on normaalne inimene. Nii et. See on ekstreemne case. Jah. Ühesõnaga, kas lähme järgmise uudise juurde, sest muidu me läheme tõesti sinna musta auku. Lähme, kuigi mul on üks musta augu asi veel, aga võtame vahele midagi kergemat siis. No ma ei tea, kas see on kergem. No ma ei tea ka, jah. Ühesõnaga, lähme siis, nagu ma juba mainisin Hailey ja Justin Bieberit. No jälle, the talk of the town, iga aasta nad siia meedia ette jälle mingi asjaga tulevad ja TikTok läheb hulluks. Ja. Eriti veel need, kes võib-olla aasta tagasi ei teadnud midagi ja nüüd see aasta siis, et see aina kasvab see ring, kes nagu mingi... Saavad teada siis selle kohta, mis me hakkame siis kohe rääkima. Jah, ühesõnaga, aga lähme algusest peale, sest et tegelikult siin on nagu väga palju, ma panin notesi kirja, tegelikult on ChatGPT-s ka lahti veel osad detailid siis nii Mina nagu midagi tean, aga Kaisa teab rohkem. Mul lihtsalt millegipärast või see TikTok arvab, et I am interested ja olge ausad, ma olen vaadanud ka nii, et nagu ju siis I am. Kui sa need läbi vaatad, siis ta söödab sulle veel neid. Ühesõnaga, nii. Tegelikult kogu see, miks mu TikTok hakkas mulle Justini ja mingid Hailey teemasid söötma ette, oli tegelikult Justin Bieberi pärast, sest et tal on ju ka meediasse on siis järjest tulnud fotod, paparazzode fotod, kus ta tõesti tundub, nagu ta ei ole peast praegu päris terve või midagi on elus pahasti. Jah, ta välimus näeb selline välja, et hästi tal ei lähe. Ja spekuleeritakse, et ta on jälle hakanud nagu narkot kasutama, värki-särki ja siis ma sattusin, kui tulid nii-öelda need uudised, pluss, et tema siis isiklik assistent quittis, et ta ütles, et tema ei taha võtta seda vastutust, et kui see vend ära sureb, et noh, ajaloos me ju teame, võtame Elvis Presley, võtame Amy Winehouse'i, Michael Jacksoni, kus kõigil nagu süüdistatakse kas assistente või arste selles, et nagu artist on surnud. Ja siis ta põhimõtteliselt siis ütleski, et tema ei taha seda vastutust võtta. Millal see oli nagu see aasta? See on mingi paar nädalat tagasi ja hiljuti. Ehk siis quittis ja siis tuli nagu peale seda rullus lahti siis üldse veel TikTokis siis ühe content creatori poolt videote seeria Patti selles nii-öelda siis Justini emast. Nii, ja kõik me teame, et Justini ema sai siis Justini, kui ta oli veel alaealine, et tal 17. Aga okei, kui sa ei tea, siis nüüd sa tead, et 17-aastaselt ja 18-aastaselt sünnitas siis. Aga no USA-s on see alaealine veel, et sa oled täisealine alles 20-aastaselt. Ja tehti üldse nagu siis mingi videote seeria tema nagu dark history of Patti, mingi siuke asi. Ema kohta. Sest et see pidi olema kõik nagu seoses sellega, miks Justin on selline nagu ta on. Et siis spekuleeriti, jällegi seal oli allegedly, ehk siis spekuleeritakse. Et Justini ema ka tegelikult milkib talt raha. Ja et tegelikult oli niimoodi, et Justini ema ise oli ka mingi nagu narkosõltlane. Ka sellel ajal, kui Justin siis alles sündis. Ja siis arvatakse, et selle tõttu on ka Justinil kalduvus narkosõltuvusele, sest et ta ema oli juba olnud nagu narkosõltlane, siis äkki verre sattus midagi. Nii. Ja siis, et noh, et ta milkib teda, nii et sellepärast ka Justin on nii nagu overwhelmed, et tal on naine, kes mingi on high maintenance ja siis ta mingi teine nagu see nii-öelda ema ja õed ja tahavad raha ja bla bla bla. Kas sellel on mingit alust ka või kust spekulatsioonid, see on kõik sealt TikToki videost. Ja seal olid mingid näited ka, aga ütlen ausalt, ega ma väga ei viitsin sellesse süveneda, sest minu jaoks see tundub nagu mingi, kas me peame arvama tõesti, et kõik emad on mingi halvad ja tahavad ainult halba oma lastele või? Ei taha ju. Siis ma jätsin pooleli selle. Nii. Aga sealt tuli ka välja mingi siuke asi, et arvatakse, et Justin on selle conservatorshipi all ja et Hailey on see, kes otsustab asju. Ja Hailey on ta abikaasa, nii et nagu legally see võiks tõsi olla. Nii, miks seda arvatakse? Jällegi, ma ei tea, sest ongi, et mingid lükked, et Hailey otsustab, et kus nad käivad, värkis särki, mida ta postitab, bla bla bla, et mingi kõik siuksed asjad.
täiesti mingi mambo-jumbo nagu. Olen väga skeptiline. Sama. Mul oleks vaja kindlasti rohkem asitõendeid. Absoluutselt ja sellepärast ma ütlengi, see oli kõik, see minu jaoks oli kõik spekulatsioon. Ma ei usu seda väga, aga noh. See on see, mis ringleb seal TikToki platvormil. Ühesõnaga. Nii. Ja siis me jõuame nüüd selle draamani, et kogu selle asja keskel, muide arvatakse, et see kõik sellepärast, et Justin hakkab mingi uut albumit tegema ja tal on vaja tähelepanu hoida, eks ju. Aga nüüd kogu selle draama keskel ilmus uuesti välja veel üks 7 osaline seeria, siis Hailey nii-öelda ütleme kinnisideest Justini osas ja kuidas see kõik, et nii-öelda tema naiseks saada, oli üldse läbimõeldud skeem ja ta on stalker, nagu ta on, kuidas stalker eesti keeles on? Jälitaja, superfänn, ühesõnaga. Ja... Kes tegelikult TikTokis on ta jah siis lõigatud osadeks, aga kes tahab vaadata selle ühe videona ära, siis YouTube'is on selline kanal nagu Internet Oddities nagu ja Hailey Bieber's Dangerous Decade Long Obsession. Issand, seal on 2,6 miljonit vaatamist. Jah, mina ka eile selle vaatasin ära, see on 18 minutit pikk video, mis keskendub sellele siis, kuidas just kui Hailey Bieber siis, kuidas seda öelda... Plottis, kuidas Justinit endale saada. Ja kuidas siis lõpuks jõuda sinna, et ta abielub Justiniga, et ta oli nii suur fänn, tahtis teda endale ja saigi endale. Ühesõnaga, ma salvestasin 2 osa siis ära ka TikTokis meile, kus siis tuuakse välja just mingi specific asju. Ühesõnaga, kuidas see obsession tooma siis kiire kokkuvõtte, eks ju? Et see ei ole lihtsalt, et sa oled obsessed Justinist. Mis see obsessed eesti keeles on? Sul on kinnisidee. Sul on kinnisidee selle inimesega. Vaid see kinnisidee läks siis selleni, et kõik teadsid, et Justin armastab Selena Gomezi, on ju? Ja nad olid 10 aastat, siuke on and off. Ja kõik siis ka on alati arvanud, et Justin tegelikult ei saanud mitte kunagi üle Selenast ja et Selena oli tema nii-öelda üks ja ainus armastus täpselt. Ja Hailey siis oli hakkas... seal kõrval ja siis hakkas nagu lähemale Justinile jõudma ja tahtis siis sinna Selena asemele saada. Ja kõige lihtsam, kuidas kellegi asemele saada, on teha nagu jätta siuke mulje, et ma võingi olla tema või isegi parem. Tema siis valis selle, et ma tegelikult olen nagu tema. Nagu, et sa tegelikult ei jää millestki ilma. Et seal tegelikult isegi natuke tekib jah see küsimus, et kes tal see kinnisidee on sellel Hailey'l, et kas see on Selena või on see Justin, aga tundub, et mõlemad. Tundub, et mõlemad, nii. Ja siis miks öeldakse, et ta oli siis nii-öelda, et tal oli kinnisidee Selenaga ja et nii-öelda teda siis järgi teha, sest et põhimõtteliselt Selenal on siis G-täht kõrva taga. Tätoveeritud ja järsku mis oli nädal hiljem või? Ja midagi sellist väga lühike aeg oli ka Hailey'l. Samasugune G-täht. Täpselt samas kohas. Põhjendused on siis need, et Selena ütles, et see on tema õe Gracie auks. Ja kui küsiti Hailey'lt, et aga mis see sulle siis representib, see on mu pastori tütre nime täht. Pastori tütre. Et hästi lambi tundub nagu. Täiesti lambi. Aga võib-olla veel seda, et mis väljendab seda, et ta siuke suur fänn üldse oli. Okay. Et äkki räägime sellest ka. Võta see, siis ma tahan kohe ümber lükata ühe asja, mis sa ütled. Et seal on siis juba väga, kui vanad nad olid, kui siis hakkas see fännamine? 13-14 vist öeldi või? 13-14. Nii see Justin ise kui see Hailey siis on ju. Ja Selena ka ilmselt kõik nad seal sama vanad on ju. Et juba seal siis, kui nad nii noored olid, siis on esiteks mingisugused videod, kus Hailey on siis kas mingi meet and greet või mingisugune fänniüritus, mis Justinil oli, et Hailey sai sinna, kuna Hailey'l on rikas isa. Mis see isa teeb? Ta isa ongi seotud, kas ta oli mingi produtsent või keegi või midagi, ta on igastas filmitööstuses ja selle tõttu on ta ka alati kutsutud nendele premiiridele. Et tal oli juba noorest saati ligipääs sellele maailmale siis tegelikult, mida paljudel tavafännidel ei olnud siis. Et ta sai oma isa connectioneid ära kasutada, et siis kas kuskil üritustel olla või siis isegi see isa siis tutvustaski Justin Bieberit ja Hailey't. Mis on nii awkward video nagu. See oli jah väga, aga nad olidki mingisugused, ma ei tea, 14-aastased
et ega siis ei oskagi väga hästi suhelda, on ju. Et sellest on jah ka video, kui nad esimest korda kohtuvad, kui nad on nii noored. Ja siis on veel nagu mingisuguseid dokumentatsioone sellest, et Hailey suhtles mingite fännikontodega, et Justin Bieberil olid tehtud mingid fännikontod ja neid ju ka mingid inimesed haldasid. Üks tüdruk oli seal spetsiifiliselt, kes oli välja toodud, kes siis haldas ka mingit kontot ja tegi isegi mingi fännivideo Justinile. Ja Hailey Bieber, nüüd siis Hailey Bieber ja Hailey Baldwin on seal videos. Nii et meil on nagu reaalne nagu videotõestus sellest, et sa olid fänn. Ja nüüd, mis oli see, mida sa ja siis on ka olemas pilt, kus Haileyl on käes ajakiri, kus on peal siis Selena Gomez ja Justin Bieber. Ja ta hoiab seda justkui, et ta on fänn. Nii. Ja see lükati ümber. Nii. Mina alguses ka, sest kui te vaatate, kuidas seda pilti TikToki postitati, siis seda postitati sinna niimoodi. Kui sa vaatad YouTube'is, siis sa saad praegu näha nii-öelda selle pildi ära. Seda postitati niimoodi. Vaata seda. Nii. See on see, kuidas TikTokis ringlema läks. Mida keegi ei näinud, oli... Issand, kus see nüüd kadus? Mul oli ju lahti see õige pilt ka. Aps, siin. On see pilt. Nii. Ja tahan ma seletan sulle lahti, mis see erinevus on. Nii. Tuleb välja, et see pilt on tehtud siis Monte Carlo filmi premieril, mis oli Selena Gomezi film. Ja Hailey oli seal. Aga mida inimesed ei räägi, miks tast ajakirja hoiab käes, on sellepärast, et siin peal on ka Cody Simpson. Ja ta promos Cody Simpsoni muusikavideot, mis oli Hailey esimene muusikavideo, mis ta elus tegi. Ja see on see intervjuu. Lihtsalt sellel kaanel juhtus ka olema Justin Bieber ja Selena Gomez. Aga kõik lõikavad välja selle info ja on nagu Justin Bieber, oh my god! Ehk siis, ja selle tõttu ma natukene, nagu mingid asjad on tõesti creepy as fuck ja ma olen nagu ma usun, et tal mingi kinnisidee on olnud. Kas see on ikka nii sügav? Tegelikult on küll vist. Aga lihtsalt mõned faktid. Ma usun jah, et selleks, et seda dramaatilisemaks seda lugu, siis sinna on lisatud mingid asju ka, mis tegelikult ei vasta tõele või on hoopis kuidagi tegelikult teise nurga alt. Aga seal on ikkagi päris palju siukseid, mis tunduvad ümberlükkamatud asitäändid. Mis veel ju oli seal väga tõsiselt välja toodud, oli... See tatoveering sõrme peale? See ka. Aga see, et ikkagi kuidas Hailey kasutab intervjuudes täpselt samu sõnastusi, väljendusi, lauseid, mida Selena on varem öelnud. Ja tõesti, ja ta teeb ka, üks kõige suurem asi, mis seal oli see kokandussaade. Ja, et Selena Gomezil oli siis oma kokandussaade. Tal on siiamaani, tal on 5 hooaega seda. Oma kokandus. Kus platvormil see on? Minu arust Hulus on tal äkki see Selena plus Chef. Aga Selena plus Kitchen või ma ei tea, mis selle nimi oli, see, ma ei tea, mis platvormil. Ei ole YouTube'is, tal oli ikka mingi kindel platvormil. Igatahes, et Selenal siis on oma see kokkamisssaade ja seal vist, ma ei tea, kas esimene osa või mingisugune osa, mis ta, esimene vist on see, kus ta ütleb, et jah, me oleme minu köögis, see ei ole mingisugune set, vaid see ongi minu päris köök. Ja täna me oleme siin minu naanaga, vanaemaga. Amazonis saad vaadata. Ja teeme mingisugust tema retsepti. Ja Haileyl tuleb siis oma kokasaade ja esimene osa, mis on, ta ütleb, jah, see on minu köök, me oleme täna minu köögis, see ei ole mingisugune set ja me oleme minu naanaga siin. Et see on nagu, see on natuke piinlikult sama. Jah, või siis oli mingi intervjuu, kus Selena Gomez oli aastaid enne öelnud siis, seal oli just nagu mingi intervjuuga, mis on antud nagu, see on niši intervjuu, sellel oli vaatamisi 2000. Ja ma ei tea, kas see oli nüüd see intervjuu, aga just kuskil intervjuust ütles ka, et inimesed nagu põhimõtteliselt siis üritavad ei ole narratiiv. Narratiiv on muidu eesti keele sõna, aga... Kureerida minu elu vastavalt nende pilgule ja et ma ei saa kunagi ise otsustada ja bla bla bla. Ja siis Hailey ütles kuidagi täpselt seda sama asja kuskil intervjuus, et inimesed üritavad minu eest nii-öelda minu elu kureerida, bla bla bla. Ja üks lause oli veel seal, et mingi, et Selena ütleb, et ma tahan, et inimesed teaksid minu südant või kuidagi, et siukse lause, inglise keeles kõlab seda paremini ja Hailey ütleb selle täpselt selle sama lause. Et
et jah, see Selina, see üks intervjuu, minu arust see ei olnud see sama küll, millest me praegu siin see konteksti rääkisime, aga see jah, mille oli 2000 vaatamist. Et sellega me tahame öelda seda, et sa pead olema nagu väga super fänn, nagu mingi süvitsi kuskilt jänesaugust otsima. Jah, et leida see intervjuu ja siis öelda neid samu asju. Seal oli natuke liiga palju seda, et ma saaks öelda, et see on kokkusattumus. Jah, ja sellepärast ma ütlengi, et ma usun, et ta ikkagi mingil määral on olnud, tal on kinnisidee olnud ja kuule, ilmselgelt sul on, kui su mees ilmselt ei olnudki kunagi üle saanud oma esimesest armastusest, ta abielluti 2 kuud peale seda, kui ta on üldse oma naisest lahku läinud. Oli 2 või? 2 kuud peale seda, kui ta läks Selenast lahku. Ma vaatasin 6 kuud, aga okei. 2 kuud. Mis iganes, kui sa isegi kui see oleks ka 6, on see ikkagi nii vähe 2 kuud, sest et see Lose You to Love Me laul, mis Selinal oli, et in 2 months you replaced us, see ongi see, et 2 kuud hiljem ta abielus Hailey Bieberiga. See oli haige timeline. Täiesti. Ja seal ma mõtlengi, et nad ütlesid, et nad deitisid juba aastast 2016, aga siis nagu 2018 Justin läks Selinaga kokku üks hetk. Ehk siis nagu kõik on väga weird. Väga imelik. Ja mis meil jäi rääkimata see tätoveeringu asi siis, et Justin Bieber siis kinkis kunagi Selenale sõrmuse, kus oli siis kiltuses kirjas J-täht. Ja väikene teemant oli seal kõrval. Väike teemant ja siis Hailey'l on nüüd siis täpselt samasse kohta tätoveeritud samas fondis J ja siis siukene kivike nagu just kui helk või selline. Et ja siis see fännikonto veel, kes tegi ka selle sama video, kus Hailey ka osa võttis, oma klipi saatis sinna, siis minu arust vist oli see sama fännikonto, kes kuna ta oli ikkagi juba nii palju nagu tuntust kogunud fännikonto, siis tal oli pidevalt infot, et kus Justin on. Ju siis seal USAs niimoodi need asjad töötavad, et temal oli kogu aeg siis... Äkki see mingi modern gossip girl, nagu kõik tekstivad talle kohe? Tundub niimoodi, et ta teadis, kus hotellides ta on, kus linnas, kus ta sööb, kus ta käib. Ja et kuna Hailey sai selle fännikonto omanikuga hästi läbi, siis ta sai tihti temalt siis infot, et kus Justin on ja kuna Hailey'l ka tuhhi on ju, pere on rikas, siis ta käis tihti nendes samades kohtades. Läks sinna sama sööma või sinna sama hotelli. Et... Weird, aga ma lihtsalt nii mõtlen seda, et kuidas Hailey praegu kodus nagu, ta näeb ju seda, ta on ju ka sotsiaalmeedias. Kuidas Justin ja Hailey mõlemad seda vastu võtavad? Issand, Hailey ütles mingi üks asja, aga Selina on siis kunagi öelnud, et tal ei ole sotsiaalmeedia enda telefonis, et kui tal on vaja midagi teha, siis ta teeb seda kellegi teise telefonis. Nagu kui tal on vaja luua mingit contenti või kui tal on vaja või tahab lihtsalt Instasse midagi postitada, siis ta ei tee seda oma telefonis, ta teeb seda kellegi teise telefonist. Ja siis Hailey ütles ka ühes intervjuus, et tegelikult mul ei olegi sotsiaalmeediat oma selle asja, et ma ainult reedati lähen ja vaatan, mis seal toimub ja bla, 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 mingi sükärg. Nii mingi pikmi asi, mida üldse öelda. Jah, aga tõesti, ma ei kujuta ette, nagu, kuidas see mõjub sellele inimesele. Ma ei tea, see tundub lihtsalt nii cringe nagu. Ja nad on lapsevanemad nüüd ju, sul on laps. Sa oled abielus, sul on laps selle inimesega. Ei tea, kas see laps ka kunagi võib läbi elamista, et öelda, et su ema on mingi obsessiivne nii-öelda kinnisideega mingi saiko. Ma ei tea jah selles suhtes, et sinna läheb veel aega, kui ta asjadest aru saab, et vähemalt 10 nagu tundub, et need asjad ei vaibu siin. Inimesed ei ole üle saanud, et Justin ja Selena ei lõpetanud koos. Ma lihtsalt nii tahaks teada, mis Justin sellest arvab. Oota, ühesõnaga nii. Ja see nüüd läheb edasi, mõtlesin, see ju kulmineerub. Nii, mina nüüd ei tea rohkem siit. Okei, see asi kõik läks ringlema nii ja siis kõik jälle on mingi, et jätke need rahule ja bla, 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 bla. Nii, aga Selena Gomezil tuleb välja praegu uus album oma praeguse kihlatu Benny Blancoga. Ja nad siis käisid Disney's seda, ma ei tea, kas promomas või nad käisid siis seda tähistamas. Something. Ja neil olid siis ostetud nagu minikõrvad ja mingid asjad ja nad tegid mingi kindlad asju. Järsku eelmine nädalavahetus läksid ka Disneylandi siis Justin Bieber ja Hailey Bieber oma kruuga, ostsid täpselt need samad kõrvad, kõik miks inimesed selle välja tõid, olid selle pärast, et neid minikõrvasid on siis 100 erinevat disaini. Võtsid täpselt selle sama disaini. No nüüd see peab juba olema ju lihtsalt nagu, et nagu mingi fuck you kõigile nagu. Ja nii oligi, et kõik spekuleerivad seda. Nii, siis samal ajal, kui Hailey läks Pariisi Fashion Weekile, siis Justin, ma tegin screenshoti ka vist sellest, et ikka saaks teiega jagada seda, siis Justin postitas enda Instagram story'sse
I was always told when I was a kid not to hate, but it made me feel like I wasn't allowed to have it, and so I didn't tell anyone I've had it, which made me siin on mingi kellegi pea ees. Oota, ma otsin selle TikToki üles, sest et ma tean, et see on mul siin ka salvestatud. Et ta tahab öelda seda, et ta justkui ei ole tohtinud nagu tunda mingisuguseid siukseid emotsioone. Täpselt, aga ta tunneb ja ta vihkab. Ehk siis põhimõtteliselt inimesed on nüüd võtnud selle, kui et okei, see oli nagu direct hit vastu Selinat selles mõttes, et ta nagu põhimõtteliselt väljendas, et tal on ikka siuke emotsioon tema vastu, et nagu see, ehk siis kõik ka, et sa endiselt igatsed seda inimest, sest et sa vihkad tegelikult Benny Blancot, sest kohe, kui Selinal siis tuli see esimene singel sealt oma albumist välja Benny Blancoga, siis Justin unfollows Benny Blancot sotsiaalmeedias. Ja nüüd siis järjest nad nagu oh my god ja. See on nagu imelik Justini poolt, sa oled abielus, sul on laps ja miks sa käitud nagu mingi põhikooliealine, et võt veits nagu annab seda vibe'i, et sa said nii noorelt kuulsaks ja sa ei kasvanudki nagu sealt vanusest edasi. Ja, leidsin nüüd selle tekstiga, mis siin kirjas on. Which made me feel like I have been drowning, feeling unsafe to acknowledge it. I think we can only let hate go, but by first acknowledging it's there. How couldn't we feel hate from all of the hurt we have experienced? Ehk ta tegi nüüd ohvrist ka. Ühesõnaga, nii, aga siin läheb edasi veel. Ehk siis nii, kus ma jäin Benny Blanco unfollow's teda. Nii, siis Selina siis oma albumi promomiseks postitab, kas ta ütles 12 või 14 päeva postitab nii-öelda mälestusi, sest et kogu see album, kui ma sain õigesti aru, võin ka valesti olla aru saanud, aga et see on kuidagi nagu see teekond, kuidas ta jõudis Benny Blanconi. Okay. Ja, et nagu what she had to go through, et sinna jõuda ja kõik see nagu bla bla. No seal siis on ju kindlasti midagi Justin Bieberist ka siis. Võib-olla, I don't know. Ja ta müüb ka siis 14 päeva igast mälestusesemeid, näiteks ta müüs oma Wizards of Waverly Place'i selle võlukepi $4, siis ta müüs oma selle B-tähe sõrmuse ja nagu järjest müüb neid asju ka, neid mälestusi siis nii-öelda, et laseb lahti nendest mälestustest või midagi sellist. Okay. Ja ta postitas oma sotsiaalmeediasse siis nii-öelda tema audition tape, kuidas see eesti keeles on? Kanditeerimisvideo. Ma ei tea, mis see eesti keeles on. No ühesõnaga, et ta tahtis siis saada või noh, ta nii-öelda proovis saada seda Alex Russo rolli, mis oli siis Wizards of Waverly Place'i roll, mis oli siis Disney Channelis üks seriaal, mida sina ei ole näinud, aga mina kasvasin sellega üles, I love it. Ja ta postitas siis selle klipi sellest proovi esinemine. Okay. Proovi esinemisest postitas klipi enda sotsiaalmeediasse ja siis Justin pani päev hiljem või samal päeval, ma ei teagi, kuidas see timeline oli, sama päev või päev hiljem, pani enda lapsepõlvest pildi ja Hailist pani lapsepõlve pildi ja asjad ja mingi kirjutas ka mingi asja juurde ja kõik olid nagu what the fuck lihtsalt, sest Selina postitas endast lapsepõlvest mingi asja ja siis see pani ka kohe. Aga Justin siis tihti ei postita lapsepõlvest asju? No niimoodi vist väga mitte, veel eriti veel Hailist ka nagu mingi look at her. Jah. Ehk siis nagu 10 aastat on möödas, sa ise lasid lahti, you are the problem ja nüüd you are still the problem nagu. Et mina hakkan vaikselt uskuma, et Justin on see toxic pool seal, kes tõesti, ta ei pruugi olla halb inimene, aga ma arvan, et ta on tõesti katki ja ta ei ole andnud kunagi endal seda aega, et oma haavu parandada ja selle tõttu ta käitubki nagu teismeline, kes jäi sinna aega võib-olla kinni ja ikka veel toidab nagu neid nii-öelda teemaneid. Praegu küll tundub nii tõesti, et ta on kuidagi üsna lapsik, tundub, et oma traumadega ei ole tegelenud ja ma ei tea, nagu veits muret tekitav, et sul on see mingi pisike laps kodus, sa näed välja nagu sa oleksid ikka kuskil väga sügaval augus on ja siis sa lähed mingi internetidraamaga kaasa. Jah, ja siis ta ju veel mina ei ole kunagi aru saanud sellest, et miks tal on draama Taylor Swiftiga, see vist sellepärast, et Taylor Swift on Selina sõbranna. Võt seda ma ei tea ka. Ühesõnaga ja siis see kogu asi ju põhimõtteliselt siin siis TikToki videos on ka siis selline story, kus Justin siis verikuu oli, Blood Moon oli USAs üks hetk ja ta postitas sellest nagu story'sse pildi ja laul, mida ta kasutas, oli Taylor Swifti Bad Blood.
ja siis sealt hakkasid kõik kiskuma jälle mingit raamatule, et oh my god, ta kasutas seda lugu, see mingi direct hit Selena vastu. Kogu aeg on tal see minu arust seal Justin, et ta kasutab neid mingeid lugusid seal story'de taustaks ja siis inimesed hakkavad sealt võtma. Ja noh, ta peab seda teadlikult tegema, sellepärast, et ta juba ju teab, et inimesed hakkavad sealt oletama asju, et see ei ole nagu, et ta võib-olla ju niisama pani. Ei, ikkagi sellist sorti kuulsused teevad läbimõeldult asju. No lõpuks küll, jah. Ühesõnaga on täitsa fucked up nagu ja see kõik ei ole veel läbi, sest ilmselt selgelt see album pole välja tulnud. Nüüd kõik arvavadki, et nad teevad seda sellepärast, et tõmmata lihtsalt sealt ära tähelepanu selle albumi pealt, mis on väga petty move minu arust. Ja nagu... No see elada nüüd selle. Reaalselt mingi edasi nagu... Ja siis inimesed ka spekuleerivad, et okei, et Justini ja Hailey ju abielu on täiesti nagu karile jooksnud ja kui Hailey oli seal Paris Fashion Weekil, siis ta oli mingi käsi käes mingi mehega, kes on tema eks vist. Nii et ja oli väga õnnelik ja naeratas, et kõik tõid võrdlusi Justiniga, kus ta on kogu aeg miserable või nagu õnnetu näoga. Ehk siis nagu jah. Ma mõtlesin küll nagu päris kurb, et kui ütleme, kui oleks nii, et see Hailey siis oligi obsessed, on ju kõik see fänn, saigi selle mehe endale ja nüüd kurat, see on nagu mingisugune jama, põrgus elamine tegelikult. Et sa ei ole õnnelik, see mees on sul mingisugune oma hädadega, ma ei tea, võib-olla ei hinda sind üldse ja siis sa lihtsalt oled seal. Aga see on see tulemus ikkagi, kui sa nagu... Minu küsimus on see, et sa tead, et mees läks, ma ei tea, 6 aega tagasi lahku ja sa ronid sinna nagu suhtesse. See I am so sorry, ma tean, et mõned suhted niimoodi toimivad ja ma olen kuulnud, et mõned suhted nii toimivad, aga minul jääks alati kripeldama see, kas ta on ikka üle saanud. Ja. Ehk siis nagu... Siit vaadates jällegi see on kõik sotsiaalmeedia, need on kollased uudised ja võib-olla meile toidetakse kõike seda, mis nad tahavad, et me näeksime, mitte see, mis päriselt on, eks ju. Et võib-olla päriselus nad on väga õnnelikud ja väga armsad ja ma ei tea kõike, aga nagu kui ei ole, no siis ma oleks küll mingi... Üks küsimus muidugi. Nii. Et miks Justin Bieber peab kandma alati selliseid pükse, mis reaalselt, kui ta ei hoia jalgu natuke lahus, siis need päriselt kukuvad alla. See on minu arust... See oli kunagi mood ju ka 2000-tel. Kunagi oli, ma ei näe praegu inimesi niimoodi muidu käimas peale Justin Bieberi. Mul on nagu iga kord, mul on anxiety vaadata neid paparazzi videosid, sellepärast, et mulle tundubki, et nii kui ta tõmbaks jalad kokku samal ajal, siis need püksid lihtsalt kukuvad põrandale. Et ta peabki nagu käima niimoodi nagu kolmnurgas kogu aeg, sest et need püksid peavad üleval püsima ja see tekitab ärevust minust tõesti. Ma ei saa vaadata, seda täiesti õudne minust. Üldse, ja ma saan aru, et see on stiil, mis tal on ja see on mingi asi, ja minu arust see on enamus aega täiesti õudne, aga okei. Ja, ma ei läheks ka... Et Hailey näeb ikkagi kena välja, alati selline hoolitsetud. Ja siis on see Justin seal. Aga okei. Selles suhtes riided on kõige viimane asi, mille pärast siin üldse muretnud ma peaks. Aga need väljendavad ka ikkagi su iseloomu või midagi. Midagi seal on. Ma ei hakka seda viimast sünget teemat siia üldse toomagi. Me oleme juba nii pikalt rääkinud ka, et jääb täna need 2 teemat ja ma arvan, et meie pop-uudiste tassike sai täidetud. Sa lihtsalt ei ole valmis veel seda tumedat teemat lahkama, jah? Ma ei taha praegu, ma ei ole selleks valmis ja see võtab palju aega ka, see on ikkagi siuke pikk teema, nagu see viimane meil siin. Ja süvitsi minemise teema, nii et me lihtsalt nagu siia episoodis ei mahu. Okay. Aga ma ei välista, et me sellest mõni muu kord ei räägi, sellepärast, et see on tegelikult siuke, ma arvan, suht oluline teema, millest rääkida, nii et võib-olla järgmine kord siis. Loodame, et meeldis, andke meile siis ikka teada, et kas jätkame selle uudiste segmendiga. Eelmine kord oli küll väga positiivne tagasiside. Ma ütlen ausalt, mulle see on põnev, aga for my own good ma ei taha nendes jäneseaukudes olla. Vaat see on küll jah natukene raske, et nüüd ma siis ka ju TikTokis ka jään vaatama neid videosid, et ta mulle näitaks, et ma saaks teile siis rääkida. Aga siis ma elan kuskil mingite selle ekraani taga. Reaalselt sa oled mingi kogu aeg passin, okei, mis ta nüüd tegi, mis ta nüüd ütles, mingi see kogu info, mida see mulle head teeb? Nothing. Aga põnev on ikka. Research. Ma ütlen paradoksaalne.
on see eestikeelne sõna? Ma ei tea. On küll. No, võt. Aga suur aitäh, et kuulasid meie jäppimist ja järgmise korrani. Ciao!